panime salvestama ja nii tore sind tervitada. Aitäh, et sa võtsid selle aja ja oled meiega siin mõnusalt teisipäeva õhtul. Ja alguseks jagakski võib-olla, et miks me üldse siia sisse või siia kokku tuleme. Et ma usun, et teist juba üsna mitmed teavad, et kuhu poole teie hing kutsub või kuhu poole ta justkui liigub. Aga nii mõningale võib-olla see küsimus on täitsa uus ja sisimas on mingi tunne ja tõmme, aga täpselt see hingerada või see hingeteele joondumine, võib-olla see isegi pealkiri tekitab segadust. Nii et täna me siis avame seda ja enne kui teemasse läheme, siis mina olen Kadri, on tore sinuga siin näost näkku kohtuda. Mina olen Kai-Sandra, samuti mul on väga hea meel näha, et meid on nii palju ka kogunenud ja kes on meiega esimest korda, siis tere tulemast, kes on varem meie üritustel osalenud, siis pikk vahe on sisse jäänud, aga meil on väga hea meel olla taas siin ekraani taga. Täna kindlasti räägime natukene ka seda tagamaid, mis me teeme, kuidas me toimetame ja mis kasu sina siit ka täna saad. Ja kui sa oled see, kellel on sisimas see küsimus, et kas see tee, mida ma käin, on päris minu oma ja võib-olla üldse, et mis mulle tegelikult rõõmu toob, siis nendele küsimustele me täna püüame väikseid vastuse alged anda ja üldse, miks see teema võib-olla nii oluline on, et me elame praegu sellisel ajal, kus tõesti on palju hirmu, on palju ärevust ja seda enam on nii tohutult oluline, et see sisemine rõõm ja see sisemine kese ja meie enda võib-olla selline tões elamise sirgus oleks tugev ja et see kergus kannaks meid hoolimata sellest, mis kõik meie ümber maailmas toimub. Ja siit ajendatult võib-olla küsiks ka sinult, et pane meile siia chatti, mis sind täna siia tõi, et mis on see asi, mida sa mis tekitas sinus selle äratundmise, et sa tahaksid täna siin meiega olla? Ja Kai hoiab chatil silma peal, nii et kirjutage julgelt. Ja võib-olla need paar nippi või mõtet, mida me tahaksime, et täna siit kõlama jääksid, siis esiteks olekski see, et sa saaksid mõned praktilised mõtted ja ka niidiotsad endale, et kuidas siis liikuda sellel iseendale lähemale rajal, et ilus nimetus, aga kuidas ta siis praktiliselt töösse panna, see võib tunduda palju keerulisem. Nii et kas meile keegi õde soovitas? Ja hingeteelt sooviks kinnitust saada teada, kuidas oma rada ära tunda. On keegi, kes meid on väga pikalt jälginud ja tegevus on alati kõnetanud, on huvitav. Tore inimesed, kellel on varem meie koolitused väga meeldinud. Sisetunne ütles, et tuleks tulla ja et liikuda ja toimetada enda hinge järgi. Ja just. No ma usun, et te siis olete õige Zoomi linki enda jaoks avanud. Ja väga toredad vastused. Nii et kui teil vahepeal tekib mingeid küsimusi või mõtteid, et siis pange chatti, et kui sealt teie poolt tuleb ka sellist sisendit ja võib-olla mõtteid, siis meil on ka toredam ja saame neile vastata. Ja alustuseks, et ma kujutan ette, et te kõik olete täna juba toimetusi teinud, päevavalgus on möödas, et me saaksime kõik siia ühte ruumi tulla, siis teeme sellise pisikese häälestuse ja sa võidki ennast mugavalt istuma seada, kui sa muidu me soovitame, et hoia kaamera sees, aga kui sa praegu tunned, et tahaksid kaamera välja lülitada, siis lülita selliseks minihäälestuseks välja ja siis palun pane tagasi sisse. Nii et võta endale mõnusalt selline mugav asend ja tule korraks iseendasse. Ja kui sa tunned ennast mugavalt, siis sulge silmad. Hinga rahulikult sisse ja välja. Ja lase õhul pehmelt voolata. Lihtsalt ole ja tunneta õhu liikumist. Tunneta, kuidas sul samuti õlad vajuvad allapoole, sul lõualuu pehmeneb ja kõht liigub täiesti vabalt sisse ja välja.
hinga sisse ja välja. Too nüüd oma tähelepanu südamesse ja tunneta, kuidas iga sissehingamisega su süda avardub ja täitub rõõmuga. Ja tunneta, kuidas su rindkere läheb soojaks. Ja iga väljahingamisega lase lahti sellest, mida sul ei ole vaja. Hinga sisse ja välja. Sisse ja välja. Nüüd kujutle, et su südames helgib kuldne ja särav valgus. See valgus on sinu särav essents, sinu imeline olemus, sinu tuum, mis tunneb ära kõik, mis on sulle mõeldud ja aitab sul liikuda ainult enda hingega kooskõlas. Tunneta seda valgust ja lase sellel valgusel kiirata oma südamest väljapoole, täites kogu oma keha. Nüüd tunneta, kuidas see särav valgus täidab kogu ruumi, kus sa oled. Jõuab täitsa nurkadeni, pragudeni niimoodi, et kogu ruum särab sinu südamest tulevast kuldsest valgusest. Ja see valgus aina laieneb ja läheb siit ruumist välja ja läheb kogu maailmani niimoodi, et su silme ees kogu maakera kiirgab kuldses säras. Kujuta seda sära ja tunneta seda soojust ja armastust. Hinga veel sisse ja välja. Nüüd lase sellel valgusel rahulikult koonduda tagasi sinu südamesse. Ta tuleb tagasi maailmast, sellest ruumist, sinu kehast ja heleda kuldse pallina kiirgab sinu südames, särab. Ja tea, et see valgus on sinu sisemine teejuht. Sa saad alati talt nõu küsida ja oma hingega niiviisi häälestuda. Jäta see tunne endale meelde ja jäta meelde, et sinu sees on olemas kõik vastused, kõik tarkus. Hinga veel üks kord sügavalt sisse ja rahulikult välja. Ja kui sa oled valmis, too tähelepanu tagasi oma kehasse ja ava silmad. Nii, ma loodan, et te olete kõik tagasi siin meiega. Ja asume teema juurde. Lähme hakkame jagama, rääkima. Aitäh kõikidele, kes on chatis jaganud. Loodetavasti saate kõik enda jaoks mingisuguse väikse killukese idu, nagu siin viimane inimene chatis vastas, Katrin. Äkki suudame midagi seal hinges äratada, mis hakkab tegema natukene valjemat häält, et kuuleksid seda, mida siis tema räägib, mitte ei kuule seda, mis kõik väljas toimub. Aga kui me natukene rääkisime sellest, et hästi oluline on teada, et mis su enda sees on ja kes sa ise oled, siis
ütleme, et hästi oluline on ka võib-olla aru saada sellest suuremast pildist ja suuremast kontekstist, et kui justkui tundub, et issand, et see hingeteele joondumine ja üldse hingest rääkimine, et see on nagu mingi viimase aja trend või et kuidas seda ümberringi nii palju on, et siis sellel on ka teatud põhjused, et me ikkagi kollektiivina liigume mööda teatud sellist suuremat evolutsiooni, me oleme osa suuremast kosmosest, me oleme osa suuremast pildist. Ja kogu see pilt nii-öelda, kogu see kosmos, kogu meie evolutsioon tegelikult liigub sinna suunas, et ei saa enam mitte kuulda seda, mis sul seal sees on. Ja võib ka öelda niimoodi, et nende nagu selliste tähtsate sõnadega, et me liigume justkui sellisest lineaarsest kontrollipõhisest maailmakäsitlusest, kus on A, B, C, D, sa pead täpselt tegema seda, võib-olla nii nagu meie vanaemad kasvasid üles, eks ole. Et sellest me liigume sellisesse mitmemõõtmelisse teadvuspõhisesse reaalsusesse, kus ongi see, et sul, ütleme, et sa võid kuulda, sa võid näha, asjad juhtuvad täiesti võib-olla niimoodi ootamatult ilmuvad, ootamatult juhtuvad, kogu elu on kiirenenud, et kui vanasti võib-olla mingi professiooni omandamiseks sul läks 10 aastat või mingisuguste taipamiste saamiseks läks 10 aastat, siis nüüd on need protsessid hästi kiirenenud. Ja suures plaanis see tegelikult tähendabki seda, et me peamegi liikuma sinna poole, kus sul on vähem väliseid autoriteete, ehk siis on vähem need, kes sulle väljapoolt ütlevad, mida süüa, kuidas riides käia, mis sulle peab meeldima, millist ametit võtta. Rohkem pead sa võtma isikliku vastutuse, et ütle keegi sulle riikliku kava poole pealt, et mida sa peaksid minema õppima. Ei ütle sulle ema enam midagi, ei ütle isa midagi, võib-olla sõbrad ei ütle, eks ole. Nad võivad öelda ikka, aga kogu see kollektiivne nii-öelda siis maailm liigub sinna poole, et sa võtad ise selle vastutuse, ise oled oma õnnesepp, ehk siis selle kõige algsemal kujul. Ja inimeste teadlikkus kasvab, tundlikkus kasvab, intuitsioon inimestel avaneb järjest rohkem, see on seotud teatud selliste elementidega, millest ma ka natukene kohe räägin. Ja kehatarkust on rohkem vaja, et tulla vähem loogikat, vähem mõtlemist, rohkem seda tunnetuspõhist, rohkem intuitsioonipõhist. Ja kui me üldse vaatame, siis näiteks kes on kuulanud või kes on jälginud astroloogiat, et siis teab, et me oleme viimastel aastatel liikunud edasi siis veevalaja ajastusse. Ja see siis ütleme, selliste iidsete teadmiste järgi toobki selle, et toimubki kollektiivne ärkamine. Toimub suund vabaduse liikumise poole, inimesed tahavad ja otsivad autentsust, et see ei ole üldse juhuslik, et sellised sõnad praegu meil nii-öelda trendivad, vaid see ongi see energia, mida see uus ajastu kaasa toob, rohkem ka võrdsust, eks ole, me näeme seda ka meestevahelises võrdsuses, võib-olla erinevates valdkondades, üleüldiselt sellise kogukondliku teadvuse, et me mõtleme mitte ainult endast, mõtleme rohkem ka selle peale, mis on meie panus. Ja mida me kindlasti täna näeme, eks ole, on see tehnoloogiline ja vaimne lõimumine, AI, me räägime sellisest tehisintellektist, räägime kõigest sellest, kuidas kogu see vaimsus liigub ka tehnoloogia maailmasse, vastupidi, tehnoloogia maailm tuleb meie igapäevaellu. Et need on kõik need muutused, mida näiteks veevalaja ajastu toob kaasa ja küsimus lihtsalt ongi selles, et kui kiiresti sa selle rongi peale kaasa tuled. Ja veel võib-olla nüanss on selles, et kõik, mis on vanasti põhinenud või need süsteemid, mis on põhinenud hirmul ja kontrollil, välisel autoriteedil, need kõik vaikselt kukuvad kokku. Me näeme seda täna tegelikult majanduses, hariduses, meditsiinis, kõik suured võib-olla korporatsioonid, mis vanasti on 100 aastaid püsinud või mingid põhimõtted, mis on püsinud, need kõik vaikselt kukuvad kokku. Mida me võime vaadata siis ütleme, et kvantülemineku poole pealt, et see on meil ka viimased paarkümmend aastat siin protsessinud nii-öelda, kui me räägime siis maailma sageduse poole pealt, et ka päiksesüsteemist tulevad ja jõuavadki reaalselt teaduspõhiselt meile kõrgemad sagedused ja kõrgem sagedus tähendab ka seda, et kõik, mis on nii-öelda varjatud, kõik asjad tulevad nähtavale, kõik need sellised madalad sagedused su kehas tulevad esile, haigused, vanad haigused, kõik, mida sa oled alla surunud, kõik, mida sa oled enda vastu teinud, see kõik tuleb välja, seda ei saa enam alla suruda. Ehk siis, et kõik sellised madala sagedusega mustrid, mis on siis hirm, süü, kontroll, ohvrimeelsus, see lihtsalt ei sobitu selle uue vibratsiooniga, see on möödas, võid seda võrrelda kas või natukene sellise uue
vanasti olid nuputelefonid, siis nüüd on smartphone'id, eks ole, on vaja lihtsalt tulla, teha selline upgrade. Ja kes on jälginud human design'i, siis seal kindlasti on kuuldud sellist fraasi nagu uus paradigma, ehk siis, et ka, kus tegelikult ka human design'i need erinevad keskused, ütleme, et nende roll muutub, me ka kollektiivsest sünniristist liigume edasi, et kõik need väiksed muutused, mis on nii-öelda nagu taustal toimuvad, kes tuleb nendega kaasa, mida rohkem parem kontakt sul on iseendaga, seda nii-öelda lihtsamini sa neid muutusi vastu võtad, mida kaugemal sa iseendast oled, seda rohkem praegu üldse sellised suuremad nügimised tulevad. Ehk siis, et kui sa ei tegele täna selle eneseteadlikkusega, siis kogu see maailm väljapoolt muutub hästi intensiivseks ja seda keerulisem, või ütleme, et seda rohkem hakkabki ka su selline teadvus rohkem karjuma. Nii et me siis oleme siin sellel rajal, et sind toetada, jagada sulle neid ideid, mõtteid, väikseid nippe ja loomulikult jagada ka oma kogemust ja sellist praktilisi samme täna. Ja nagu Kai jagas, siis täpselt see, mis väljaspoolt toimub, on see, mis tegelikult meie hingega natuke killustab. Kõik kas või noorest peast ootused vanematelt, ootused ühiskonnalt, ootused sinult endalt ja need justkui paiskavad need meie sellise südame või hinge osakesed niimoodi piuh. Ja see on ikka selleks, et ennast kaitsta, et me haiget ei saaks. Ja see ei ole halb, aga see võib-olla teadlikkuse kasvades lihtsalt enam ei teeni sind. Aga kui sa hakkad seda märkama ja hakkad enesele otsa vaatama, siis on võimalik teha valikuid, mis on võib-olla harjumuspärasest teised. Ja see võib tuua kaasa esialgu üsna palju valu või haiget saamist ja ka väga raskeid valikuid. Ja me võime sattuda olukordadesse, mis tekitavad meile ebamugavust ja näiteks ka sõna otseses mõttes haigused ja õnnetused, töö kaotamine ja sellised võib-olla väga ratsionaalselt vaadates olukorrad või valikud, mida sa justkui endale ei sooviks või mida me justkui ütleks, et need on rasked või valed. Minu enda näide näiteks nüüd 3 aastat tagasi peaaegu juba, siis olin ka palgatööl või olin tööl ja tundsin, et ma ei justkui see ei pane mind helisema või ma ei saa sellest õiget rahulolu ja rõõmu. Ja üks päev siis hõikasin niimoodi tugeva energiaga välja, et universum, näita mulle, et kuidas ma saaksin oma andeid paremini rakendada. Ja 3 päeva hiljem mind koondati. Nii et taaskord see olukord võib-olla koondamine ei kõla justkui kõige rõõmsamana ja see oli omajagu keeruline aeg, aga tänu sellele mu teekond hakkas hargnema ja tegelikult tulid sellised teemad ja võimalused ja arengud, mis mind nii palju rohkem kõnetasid. Nii et siin ka kõik see, mis sinu teel võib-olla on keeruline või mis sinu teel on raske või mida sa või mida sa ei valiks otseselt, siis seal võib olla päris palju imelisi õppetunde peidus. Ja siin, et mis on õige, mis on vale, seda ei oska mitte keegi öelda, see on ainult sinu enda sisetunne. Aga lihtsalt julgustada sind märkama seda, et kui on sellised keerukused või pimedus, et siis see on see tõukejõud või ajend, mis aitab meil endas rohkem valgust luua ja endasse rohkem tuua kasvu ja tõsta enda siis sellist teadlikkust ja sagedust. Ja minul või täna hommikul näiteks oli kohe siia juurde näide, siis ma ajasin kohvi selle mokakannu ümber, seal oli kohvi sees, ma tavaliselt ei jäta, mu elukaaslane jättis sinna kohvi sisse, ma olin mingi, mis mõttes, miks sa kohvi ära ei joonud, kohe tuli siuke nüüd see on igal pool, mul ei ole nii palju aega seda koristama hakata, on klassikalised need esmased mõtted. Ja siis, aga kuklast tuli kohe see teine hääl, et oot, see on ju super võimalus praegu teha see kööginurk puhtaks. Ja siis ma keskendusingi sellele, et nii tore, vaata kui tore, et see kohvi sinna läks, vaata kui tore, et ma selle ümber ajasin, sellepärast, et mul avanes võimalus siis koristada võib-olla mingid toidujäätmed, mis maas olid või mis iganes, teha enda köök puhtaks. Nii et igas sellises olukorras, mis esmapilgul võib tunduda
kehve, on peidus see valgussade ja mida rohkem sa hakkad niisugust puhastustööd tegema ja samamoodi ka inimestega, et hakkad märkama, mis sind trigerdab, mis sind käivitab, miks see sind käivitab, sest kõik tuleb läbi enda. Et kõik need olukorrad, kus me oleme, need on vastused või mingi selline peegeldus meile endale ja nendega hakata istuma, rahu tegema, siis need hakkavad vaikselt ära ka kukkuma ja tulevad kindlasti muud teemad ja olukorrad, mis sind võib-olla teinekord sellelt teelt välja viivad. Aga et õnnistada seda pimedust, see on see märksõna, mida siit kaasa võtta. Ja siin võib-olla oluline nüanss on ka see, et tegelikult elu ei karista mitte kedagi ja ei ole ühtegi sellist, ütleme ka mingit kedagi, kes seal pilve peal istub ja vaatab ja ütleb sulle nii, selle läheb hästi ja selle läheb halvasti ja seda karistame, vaid inimene tegelikult ise teeb seda. Ja kogu see nii-öelda hingerada või see, kui me räägime sellest hingemissioonist, siis võib ikkagi öelda, et see on mingil määral kõrgemalt poolt paika pandud, sa sünnid teatud mingisuguste annetega, mingisuguste oskustega, kas või see, milline su välimus on, milline su keha on, milline su võimekus on, eks ole, et kas sa oled kiire jooksja, hüppad sa kõrgele, on sul antud mega ilus lauluhääl või on sul väga hea rütmitaju, et sa oled sündinud teatud selliste, ütleme, et me nimetamegi neid sisemisteks kvaliteetideks. Ja kui sul on sellist teadmist, tarkust, juba hingetarkust, kogemust piisavalt, siis sa tõenäoliselt juba üsna noores eas nii-öelda saad aru, sa oled õiges keskkonnas, sind suunatakse ja võib-olla saadki, sul on väga ilus lauluhääl ja saadki lauljaks ja oskad ja oledki oma hingerajal üsna nagu varakult. Aga vahel võib olla see, et need anded või need kvaliteedid on sul kuskil väga sügaval, kuskil nii-öelda nagu kinni pakitud ja siis ongi sind vaja raputada selleks, et siis need tuleksid välja ja et sa jagaksid neid. Et tihtipeale tegelikult ma arvan, et teil kõigil on oma elust võib-olla mõni selline näide, et kus samamoodi see justkui esmapilgul halb kogemus ongi lahkuminek, töö kaotamine, mingisugune haigus, keegi kuskil pettis, et esialgu tundus, et oi, et see on nagu nii halb ja see on nii nagu vastik, aga tegelikult kui lähevad aastad mööda, siis saad aru, et oi kui hea, et see sundis mind, ma ei tea, ongi alustama oma ettevõtet või saama üle mingisugusest näiteks suhte puhul solvumisest või mingisugusest muust elemendist, mis tegelikult pöördus siis palju tugevamaks. Ma enda puhul näiteks näen kindlasti seda, et on võib-olla eneseväljenduse ja avaliku esinemisega, et see oli mul väiksest peale kõige keerulisem ja raskem teema, et ennast väljendada, rääkida, jagada. Mul oli väga vaikne hääl. Ma väiksena, mul ema ütleski, et ma hakkasin alles kuskil 5-aastaselt rääkima ja käisin logopeedide juures ja ma ei sallinud neid. Ja see oli see nii-öelda nagu minu raskuskoht, kus võikski öelda, et aga ma siis polegi mõeldud rääkima. Teisipidi elu sundis mind kogu aeg siis, ütleme, et pani mind sellistesse olukordadesse, kus ma olin sunnitud rääkima ja jagama ja esinema ja lõpuks ma avastasin, et tegelikult, et see võib olla üks väga suur anne ja kingitus lihtsalt tänu sellele, et mul olid need raskused ka teismeeas väga tugevalt erinevate suhetega, sõbrannadega koolis ja kõik need avalikud esinemised. See sundis mind tegelema sellega sinnamaani, kuni ma arvan, et tänaseks ma olen saavutanud selle, kus ma julgen igal hetkel iseendast või ütleme, et iseendast seda häält välja lasta, jagada oma arvamust, sõna võtta ja tean oma selliseid ka tugevusi. Et kui me vaatamegi järgmise sammuna seda, et kuidas me siis edasi, kuidas me tavaliselt võib-olla elus liigume. Et hästi selline lihtsustatud samm, või ütleme lihtsustatud skeem siin, et kui sa alles alustad oma hingerajale asumist, siis ütleme, et vaadake seda ülemist joont kui see, et need on need sammud, mida sina võib-olla oma hirmust, egost, välistest ootustest, igasugustest erinevatest sellistest välistest nüanssidest teed neid samme, liigud kogu aeg sinna ülespoole. Ja siis on sinu hingerada, mis läheb nii-öelda siis pikku seda horisontaali pidi. Mida kaugemal, ütleme, et kui sa alguses alustad, siis on, ütleme, teed mingi mõne muu valiku, hirmust ei julge teha mingid valikud, ütleme näiteks kas või karjääris, et saad aru, et töö ei meeldi ja siis võib-olla esimesel nädalal lükatakse, pikka aega tööd teinud, siis saad aru, et okei, see ei ole minu hingerada, võib-olla esimesel nädalal tuleb mingisugune
mingisugune, noh, ükskõik, mingisugune väike nüanss, mis annab sulle märku, et ma ei tea, jäid haigeks näiteks, aga sa ikka eirad, lähed ja teed ikka edasi, siis läheb kuu mööda, pool aastat ja iga korraga tegelikult, mida rohkem sa väldid seda, mis on sinu jaoks loomulik, kerge, mis on sinu jaoks voolav, mis on see, mis suunab sind liikuma seda teed pidi, mida sa oled nagu mõeldud liikuma, kus sa saad selle hingerahu ja kus sa saad armastustunde ja kus sul on kergustunne, siis mida kaugemale sa lähed, sa suuremad need nii-öelda siis need ka kukkumised on, kuni tõesti sinnamaani välja autoavariideni, erinevate õnnetusteni, noh, tavaliselt on see, et kui mitte miski muu ei aita, siis on see, et keha ütleb üles ja sunnib sind lõpuks nii, et noh, nüüd on nagu aeg, eks ole, läbipõlemine näiteks, kus tavaliselt inimesed leiavad siis selle viisi, et okei, ma ei tea, kuu-kaks. Ja praegu on kõik nii kiireks läinud või ütleme, et maailm on nii kiire, et need juhtumised võib-olla, kui mõelda 50 aastat tagasi, 100 aastat tagasi, no see ei olnud nii aktuaalne, aga nagu Kai alguses jagas ka, siis kuna praegu tõesti kõik see maailma energeetika muutub, siis need toimuvad niimoodi ja mida rohkem sa justkui tegelikult liigud sellel oma hingerajal, siis see muutub ka vastupidi, et näiteks kui sa siis oled üsna hästi juba tunned, elad selles mõnusas kerguses, joonduses ja siis mingil hetkel teed sellest hirmust kantud valiku, siis see kukkumine võib olla ka sedapidi valusam. Et see tõesti, see ei ole karistuseks, see ei ole kuidagi sulle elu keeruliseks tegemaks, aga me lihtsalt inimesed, me oleme nii mugavad. Me ei viitsiks ju tegelikult muuta oma elu, nii mõnus on, aga siis, kui tuleb see tõesti see mingi tugevam pauk, siis me hakkame vaatama. Et sellepärast tasub tähele panna ja sa võid ka chati kirjutada praegu, et kas sul on mingeid olukordi, mis esmapilgul võib-olla tundusid, et need on keerulised või mõtlesid, et miks minuga ja pärast tõdesid, et kui äge ja tekkis selline tänulikkuse tunne. Ja võidki meile siia kirjutada. Ja see valem võib-olla sellisest esimene samm oma hingerajal liikumiseks on ka, et meil kogu aeg elus juhtub sündmusi. Kogu aeg ka pisikesed, väiksed, suured, välised ja nii edasi. Aga oluline on see, et mis on see reaktsioon. Ja siin, kui sa õpid märkama ja läbi märkamisega võib-olla vaatad endasse, et mis on see enesekaemuse element siin või mis on see õppekoht ja tegelikult läbi sellega suudad tunda tänulikkust nende kohtumiste või juhtumiste või elu püantide osas, siis sealt hakkavad need asjad lahti kooruma. Et kui sul tuleb mõtteid, siis kirjuta, et Triinu jagas läbipõlemine tööst. No see on super hea näide, sest see on eriti tänapäeval, see on nii aktuaalne. Meil ei lasta enam teha seda tööd, mis meiega kaasas ei käi, sest lihtsalt tervis ei pea vastu. Et isegi kui see, mis iganes siuke vaimne pool sind ei tõmba, siis keha räägib, et see lihtsalt käib vastu, enam ei saa. Nii et läbipõlemine on väga-väga hea näide ja ma arvan, hästi paljud tunnevad ennast selles ära. Ja, et siin see märkus ongi see, et mida kiiremini sa hakkad tegelema, mida rohkem sa võtad alguses, ütleme, et kui sul tekib see arusaamine, kas või siingi oled, eks ole, et siis sa lubad endale võtta selle aja, märgata, peegeldada ja võtad selle fookuse sellele, et õppida siis tundma, et mis on konkreetselt see sinu rada ja näha igas selles justkui halvas asjas midagi head, et see tänutunne on tihtipeale ka see selline võtmeks, mida väga paljudele elu õpetab, et kuidas olla tänulik. Ja siin need näited läbipõlemine tööl, koostööpartner tahab välja süüa, autoavarii, läbipõlemine, koondamine. Et need on, aitäh teile, te jagate. Need on väga ja mul on hea meel, et see ongi selle koha pealt juba, et seal on see märkamine ja õppimine toimunud. Ja see järgmine võib-olla samm ongi, et kõigepealt siis endalt küsida üldse, et kas ma elan oma elu siis läbi enda silmade või ma tegelikult elan oma elu läbi kellegi teiste väliste standardite, ootuste, samamoodi siis ka võib-olla enda sellise ambitsiooni või ego, et kuidas ma lähen selle töö pealt ära, ma olen juba karjääri teinud, ma olen juba seal ja kõik need identiteet, mis me ise endale loonud oleme, et see ka tihtipeale väga kammitseb. Ja
ja see, et kas see tuleb justkui sellest puhtast kohast või see tuleb ikkagist mingist välisest mõjutusest, see on see sinu sisetunde küsimus. Ja see on see koht, kus ainult sina saad vastuseid leida, et see on siis võib-olla täpselt ongi see sisekaemuse koht ka. Ja kui sa oled selles kohas, et on, ütleme, et ongi see, et sa tegelikult tunned, et sisimas ei ole seda rahulolu ja sisimas ongi väsimus, hakkavad haigused tulema, võib-olla juhtuvad õnnetused, võib-olla ongi sihuke tülpimus, et see on see koht, kus hakata vaatama, et mis mind tegelikult kõnetab ja sinu kõige-kõige suuremaks teejuhiks on rõõm ja äratundmine. Ja kui me räägime intuitsioonist, siis intuitsioon ei ilmuta ennast ainult läbi võib-olla selliste tugevate, selgete äratundmiste või mingite mõttevälgatuste või kuidagi ülemeeleliste võimete, vaid intuitsioon ongi väga lihtsalt, ta juhatab sind läbi selle, mida sulle meeldib teha, mis sulle rõõmu toob, mis tekitab sinus elevust, mis tekitab sinus äratundmist. Nii et kõige lihtsamalt selliseks esimeseks sammuks saakski öelda see, et kuluta oma energiat ja panusta oma energiat sellele, mis tekitab sinu südames siis vastukaja ja tekitab sinu südames äratundmist ja tekitab sinus rõõmu. Ja siin me edaspidi, me toome näiteid ka teile selle webinari jooksul, aga need ei pea olema üldse suured asjad, et siin ei pea olema kuidagi täiesti mingi uus suund või kirgastumine või pisikesed asjad, et sulle meeldib näiteks hommikul kuuma kohvi juua, mitte külma kohvi või sulle meeldib lumes kõndida või mis iganes pisikesed elemendid ja sealt hakkab see pall veerema. Ja minu enda näide näiteks oligi siis nüüd üle aasta ja natukene tagasi tuli minu ellu lihtsalt, mul tuli tunne, et harfimuusika mind kõnetab ja kuulsin kuskilt lugu ja tekkis sihuke tohutu äratundmine ja ma läksin lihtsalt harfitundi, sest mul tuli selline tunne ja mul ei ole mingit muusikalist tausta, mul ei ole mingit muusikalist haridust ja ega ma laulda ka ei oska ja selles osas ei olnud nagu eeldusi, aga läksin, sest tekitas rõõmu. Ja sealt hakkas see pall niimoodi veerema, et nüüd aasta natukene hiljem olen ma pulmas esinenud, see on mul täiesti südameteema ja ma lähen kevadest harfiteraapiat õppima. Ja ma lihtsalt järgnesin oma rõõmule ja kuulasin oma sisetunnet ja julgust olla võib-olla teha neid valikuid, mis tundusid hirmutavad. Et selline rõõmu element on see järgmine samm, mida märgata. Ehk siis siin ongi, kui see sündmus toimub, sa märkad, tekib selline enesevaatluse koht, tunned tänulikkust ja sa julged eristuda ja sa julged siis käia oma rada hoolimata sellest, et kas täiskasvanud võivad uut pilli õppida või kes on mõistlik või kes üldse harfi õpib või kes üldse töölt human designiga tegelema hakkab, mis iganes sinu rada on, et siin lihtsalt iseennast kuulata. Ja võib-olla enda näitel ka, et sel hetkel, kui Kadrian koondati ja siis läks tegelikult vist ju ainult mingi paar kuud mööda, kui tuli see kutse mulle siis projektorina, et alustada Human Design stuudioga ja selle aja jooksul ka tegelikult minu nii-öelda kõik märgid elus muus nii-öelda nagu ütleme töövaldkonnas nagu, mis väga oli enne, ütleme, et see töökoht, kus ma töötasin, ma väga nautisin, ma tundsin, et see on täpselt see koht, kus ma pean olema, mida ma pean tegema. Ma olin tunnustatud, sissetulekud olid head ja siis selles hetkes, kui tuli see pakkumine, siis järjepanu hakkasid kõik asjad nii-öelda nagu alla voolama ja ma ei saanudki tegelikult selles mõttes, et selle 2 kuuga, kuniks ma siis otsustasin, et ei, et see ei ole nagu mingisugune küsimus, et äri on küll alles nii alguses, kogu see idee oli nii nagu ei teadnud, kas see toimib või ei toimu, aga et siis sel hetkel lihtsalt ka usaldada seda ja nähes neid märke, et üks uks hakkab sulguma, et ma enne, kui see päris nagu mu tervise ära sööb ja energia ära sööb, et ma hüppan sealt enne sellest välja ja usaldan seda, et siin me oleme 2,5 aastat hiljem, eks ole, et see oli nagu see õige suund ja märk. Ja sinu hingetee ei ole siis kellegi teise jälgedes, vaid kujuneb samm-sammult ja seal, kus ainult sina kõndida saad. Ehk siis mitte keegi maailmas ei saa öelda, mis on tõde.
me saame ainult öelda, mis on tõde meie jaoks ja meil ei ole kellelgi tervikpilti, mis on kellegi teise jaoks tõde. Seega ongi seda ainult läbi sinu enda tunnetuse ja saad käia sina oma hingerada ja seda ei ole mitte keegi varem käinud, sest sa oled sina, seal on sinu rada, sinu unikaalsus. Ja tihtipeale see ongi keerukam, sest palju lihtsam on kasvõi lumes, eks ole, kui sa sompad kellegi teise jälgedes, siis on palju lihtsam, aga kui sa pead ise mööda seda paksu lund teed rajama, siis võib olla päris keeruline, aga samas annab nii palju rohkem tagasi. Ja siin ka võib-olla täna või kommenteeriks veel, et kui sa täna see, mis me jagame, sinus heliseb või sa tunned kuidagi, et tunned äratundmist, siis see on sulle mõeldud. Kellelgi on mikker lahti, vaatame, kas see veits üles rakendsid. Aga kui sa tunned, et näiteks see, mida me jagame või kuidagi sa tunned, et see ei ole sinule või tekib võib-olla isegi mingi ärritus, no las ta olla, lase ta mööda, see ei oleks sulle mõeldud. Ehk siis sinu intuitsioon on kõige olulisem, mitte see, mis meie räägime või keegi teine räägib. Hea on korjata mõtteid ja inspiratsiooni, aga läbi enda ikkagi see otsus teha. Ja, et siin on kindlasti võib öelda, et need inimesed, kes käivad või alustavad päriselt oma seda hingeraja käimit, mis lihtsalt oma karjääri tegema või midagi sellist, et see ei pruugi üldse tööga seotud olla, su hingetee ei pruugi olla otseselt nagu mingi su karjääriga, see võib olla hoopis muudes valdkondades, kus sa tunned, mis täidab su südant, aga et see tegelikult ongi, see on julgetele. Et see vajab, see karastab sind, nagu me alguses rääkisime, eks ole, seal on vaja ületada teatud raskused, seal on, sa oled mingil hetkel võib-olla oled üksinda, mingil hetkel oled teadmatuses, aga mida rohkem sa käid, eks ole, seda selgemaks see läheb, mida rohkem sa käid, seda kõik need, ütleme, selgemaks läheb see, mis on jah, mis on ei, ütleme, seda must-valgemaks kõik läheb, sa nii selgelt hakkad nägema, mis on see rada, et nii, eriti kui sa veel tahapoole vaatad, eks ole, siis tundub, et väga nii loogiline, see valik, see väike nüanss siin, eks ole, läksin bussi peale nõksa varem, kohtusin selle inimesega, sain temaga kokku, rääkisin sellel teemal, et need asjad on tegelikult hästi väikesed sellised nüansid üldjuhul, et mida tuleb lihtsalt märgata ja tunnetada. Ja sellest me natukene räägime rohkem hiljem ka läbi human designi, et kes ootab seda nüanssi, et kuidas human designi järgi vaadata, et me räägime sellest ka. Aga lihtsalt, et oleks see selline meie filosoofiline pool ja see arusaam siin, et me räägime sellest samast elemendist, kui me räägime hingeteest. Ja siinkohal üks selline praktiline võib-olla hingetee ikigai, et kindlasti inimesed on kuulnud, on näinud Aasia maades tuntud sellised lähenemised, et kuidas siis saada, kuidas leida oma elumissioon. Et see klassikaline versioon sellest ikikaist kindlasti on paljud seda teinud, aga ma olen selle kohandanud natuke rohkem siis ütleme, läbi hingetee või läbi selle, mis on tegelikult ka oluline, et võib-olla ei ole ainult see materiaalne tegemine ja ei ole ainult karjääriga seotud, vaid et seda võib võtta natukene ka laiemalt. Nii et siinkohal sooviksin, et te tuleksite kõik korraks hetkeks siia kohale. Me teeme lühidalt selle läbi, te võite kindlasti pärast sellega tegeleda, et mina eelmise aasta lõpus tegelesin pea 6 aega, et täita erinevatel hetkedel, erinevatel aegadel neid elemente, et saada seda täistunnetust kätte. Siin me anname sellise väikese maitse teile. Aga kui sa mõtled selle peale, et mida sa armastad teha? Ja sa võidki võtta endale ka tegelikult täitsa kas paberi ja pliiatsi, aga me oleks ka väga tänulikud, kui sa kirjutad meile chatti. Ja Kai, sul olid head näited. Ma saan aru, et mul on see paber kuskile kadunud. Aga ma tean seda peast ka. Et mida ma armastan teha, ei pruugi olla ainult seda, mis on nagu, et mulle meeldib kududa, mulle meeldib autoga sõita, vaid need on ka sellised asjad näiteks, et mulle meeldib inimesi külla kutsuda. Mulle meeldivad pikad aeglased hommikud. Ma armastan pikki vestluseid, ma armastan ka hoolivust ja kallistusi ja ma armastan seda, kui inimesed märkavad teineteist. Kadri, mida sina armastad? Ma armastan magada, ma armastan pilli mängida, ma armastan oma sõpradega ja kallitega aega koos veeta. Ma armastan, kui tekib see tunne, et inimesed on samal lainel ja tekib see, jaa, ma arvan ka nii, ma arvan ka nii.
ja ma armastan ujuda, ma armastan uusi asju proovida ja ma armastan õppida. Ja võite meile chati ka jagada, kui keegil on, mida te armastate teha, saame seal ka natukene inspiratsiooni. Anname teile sellise minuti praegu kirjutada ja mõtiskleda. Te võite täitsa julgelt kirjutadagi neid pisikesi asju, et sealt hakkab see hargnema, et ei pea üldse olema nii suured, kui siis teinekord võid arvata. Aga Triin jagab, et ta armastab ruume luua, korda luua, inimestes head enesetunnet luua, väikeseid hetki nautida. Ilus. Ja see on hästi oluline, et see ongi see, millest tegelikult 80% sinu igapäevaelu peaks koosnema nendest elementidest, asjadest, eks ole, ongi päiksepaistelise ilmaga õues olla. Et need on need asjad, mis peavadki olema tegelikult osa sinu hingeteest. Nii, aga liigume korraks siin edasi. Tuleb veel, korraks vaatame. Okay. Ma armastan kitarri mängida, laulda, klaverit mängida, õppi uusi asju, kogeda, uusi kohti avastada. Siis Katrin armastab lemmikpäev, kui mitte midagi tegema, ei pea kuhugi minema, ei pea, kui kohustusi ei ole. Kella peale minekuid ei ole. Et see on super hea, see on spontaansus. See on see, mis loob sulle võimaluse, see on kõige kaunim ja kõige võimekam see hetkes elamise kunst, eks ole, see, et kui ei olegi plaane. Nii et see on imeline, kui sa seda armastad ja eriti imeline, kui sa oskad seda oma igapäevaellu ka tuua. Laulda, sättida kodu, nutikaid lahendusi, juustega mässata, ujuda, hommikul magada, ärgata ilma äratuskellata, nõustada inimesi teemal, mis mul on teada, massaaži teha ja saada, looduses jalutada, ujuda, maalida, toitumise ja tervise teemadel õppida. Aitäh teile! Ja te võite tõesti seda listi jätkata ja endaga kaasa võtta, kui see tekitas äratundmist. Minul omal ajal, mul endal ema tegeles hästi palju selliste teemadega. Ma mäletan, see oli juba aastad tagasi, kui ma seda päris ikikaid tegin ja see on tegelikult see, mille järgi ma hakkasin tegema neid väikseid valikuid, et me loomulikult ei saa nagu täna päeva pealt nii-öelda homsest hakata tegema ainult neid asju, aga kui ma vaatan täna oma igapäevaelu, siis kõik see, mida ma armastan teha, ta on erinevates väljundites, aga ka oma tööalaselt ma naudin seda, mida me siin teeme suhete alaselt, et ma olen nagu igapäevaelu ehitanudki vaikselt üles läbi nende tegevuste. Näiteks, kui sul meeldib päiksepaistelise päevaga palju õues veeta, siis ongi see, et lasteaialapse kasvatajad näiteks või kui sa oled mingi treener, eks ole, et siis sa saadki võib-olla vaadata, et kuhu su elu sind suunab, et võib-olla kui sa oled teinud siiamaani kogu aeg mingit kontoritööd, võib-olla ongi aeg vahetada, see ongi see koht, mille järgi tegelikult vaadata, et ütleme, et täna on võimalik luua endale täiesti teistsuguseid elustiile, töökohtasid, karjääre, see ei pea olema selline, ongi, et see ei ole enam lineaarne, sa saad ise luua, elu pakub sulle võimalusi. Aga lähme edasi, vaatame korra siis seda, mis on see järgmine samm sealt, on siis see, et millest ma hoolin või mis läheb mulle korda. Ja siin on võib-olla ka sellised näited, et mul võib-olla läheb näiteks enda puhul korda väga ka õiglustunne või et märgata, et kui inimesi kuidagi ebaõiglaselt koheldakse, see kriibib mul kohe hinge. Ma asun kohe tegutsema, kui ma näen kuskil, et keegi on kas kuidagi alakoheldud või kuidagi jäetakse kõrvale. Kindlasti lähevad mulle väga korda loomade heaolu. Kindlasti läheb mulle väga korda see, et inimesed saaksid uusi võimalusi. Et ma ise olen väga suur uute võimaluste andja, katsetaja, proovija. Ma mõistan, et kui inimesed esimese korraga või 10. korraga või isegi 100. korraga ei õpi mingisugust elementi ära, siis ikkagi kuniks nad elavad, tuleb anda neile võimalusi. See on see koht, mille eest ma justkui nagu seisan, mis läheb mulle korda, mida ma märkan ja mille eest ma olen nõus nii-öelda nagu oma mugavustsoonist välja astuma ja nii-öelda nagu tegema midagi uut või
ohverdama mingil määral nii-öelda nagu heas mõttes iseennast, et see on see, millest ma hoolin. Ja samamoodi siis paluks, et teie ka jagate ja võtate endale hetke, et mõelda, millest te hoolite. Ja mina hoolin ka esmajoones inimestest ja ma hoolin, et inimesed kuulaksid iseennast ja ma hoolin aususest ja ma hoolin sellest, et inimesed oleksid head ja heatahtlikud ja teeksid asju südamest ja kui ei oska, siis vaataksid iseendasse ja püüaksid areneda ja pidevalt kuidagi kasvada ja saada paremateks inimesteks. Ja Helin hoolib laste heaolust, inimeste heast tervisest. Nii, võite võtta endale väikse hetke, et siis kirjutada, jagada meile ka. Teisisõnu, see vahel on ka kõik see, et millest sa justkui ei suuda nagu millest mööda käib, ikka tore, matchivatest outfit idest ja läheb, kui sa siin vastasid, on ju, et stiil ja korrastamine ja kõik see, eks ole, et siis see on nii oluline, et kui me märkame tegelikult selliseid olulisi asju, et mis läheb meile korda. Nii, kas tuleb siin inimesed, kes kirjutavad, tuleb veel ja aususest, heaolust, kassidest, ilust, korrast. Nii enda kui teiste inimeste vaimsest ja füüsilisest tervisest, loodusest, et see säiliks. Hoolin loodusest, loomadest, et inimestel oleks alati hea olla, kui sõbrad ja lähedased tulevad külla näiteks, et kodu oleks puhas. Heast meeleolust, nõrgimast lülist seltskonnast. See tegelikult Tiina tõi nii toreda näite, ma siin korraks see, et kodu oleks puhas. Minu arust see on nii klassikaline eestlane, et külalised tulevad, ma pean kodu ära puhastama. Ja see ongi see koht, et taaskord, et miks sa seda kodu puhastad, kas sa puhastad sellepärast, et sa hoolid ja see toob sulle rõõmu, et su kodu oleks puhas või see on see mingi kuskilt kaasa tulnud pinge, surve ja tegelikult tekitad sellega hoopis niisuguse halva energia ja mingi ärrituse, et kumb justkui kaalub üle, et see on tore näide, sest minu arust nii paljudel on, see on nii aktuaalne justkui. Ja ma enda puhul võin ka öelda, et kui mul on aega vähegi, et siis ka tegelikult see koristamine on nauding. Muusikaga, tee joomisega selline, et ei ole nagu hull tamp taga, vaid et ta on selline, ta on naudingu protsess, et ma saan sealt sellist rõõmu ja energiat ja siis seda korrastust tegelikult nagu tagasi, et kui vanasti oli sunniviisiliselt, eks ole, võib-olla tegemine, pärast oli jälle peab koristama, jälle nii palju, kõik on segamini, siis täna on see jah, nii nagu hommikul kas või selle kohvitassi ümber ajaminegi, eks ole, et siis sa näed, et kui sa vaikselt teed selliseid väikseid muudatusi, siis tegelikult ka terve su närvisüsteem õpib ennast mingil hetkel ümber häälestama ja seda lihtsam on sul teha ka natukene neid ebameeldivaid ja ebamugavaid tegevusi, et sa näed seal seda rõõmu ja seda kasu seal taga. Ja see ongi hingeteele joontumine, et õppida kõiki tegevusi tegema sellest rõõmu ja heaolu tundest, et ka pisikesi asju, et see ei pea olema maailma muutev suur projekt, vaid ongi täpselt see, et enda igapäevastes asjades hoida seda tunnetust, kohalolu ja seisundit. Ja. Nii, aga võtame järgmise ette. Siis on küsimus, et milles ma olen loomulikult andekas. Ka need võivad olla konkreetsed oskused, aga need võivad olla ka näiteks, et ma oskan süsteeme luua või et ma oskan väga kiiresti ümber kohanduda. Ma oskan väga kiiresti või mida ma veel oskan hästi. Ilu oskad luua. Jah, ilu loomine tuleb mul nagu hästi välja. See on ka see, mida ma ise tunnen, aga võib-olla hästi palju on olnud seal, mis on seda ka välist tagasisidet, et ja mina näiteks, ma olen väga kiire õppija. Ma oskan näha läbi erinevate võib-olla sellest pealist pinnast näha seda sügavust, see, et okei, seal on midagi veel peidus, ehk siis selline urkimine. Ma oskan
inimesi kuulata, ma oskan armastust jagada, rahu, võib-olla maandatust eneses hoida ja teistesse jagada. Et sellised mõtted, et nüüd samamoodi teile võite meile jälle jagada, natukene endale võtta aega, et see võib olla natuke keerukam. Ja jagame pärast mõningaid nippe, et kuidas siin abi ka saada, aga pange, mis praegu tuleb ja täiesti julgelt. No näiteks, kui ma mõtlen oma elukaaslase peale, siis näiteks temal on võib-olla, et igas olukorras leida huumorit või nagu mingi huumorisoom võib olla see, mis on sulle, mis on hea. Ja jällegi, eks ole, et küsimus on see, et kui sa paned neid elemente kirja, et kas sa saad seda oma igapäevaelus nagu rakendada, kasutada, kuidas sa saaksid rohkem seda teha? Aga esialgu kas või lihtsalt see, et sa märkad, et neid tegevusi, neid andeid ja oskusi, mis sul endal sees on. Nii, siin on, et hea kohanemisvõime, oskan hästi suhelda, esineda, näen süsteemidest läbi, märkan detaile, samas ka tervikpilti, õpin kiirelt. Teen häid komplimente. Ja, vot. Ja see on ka teiste puhul märkamine, see justkui tähelepanemine, mis teistes on head ja kaunist ja seda võid kohe enda pihta ka vaadata, et tavaliselt see, mida me teistes märkame, et see on meil endal ka olemas, et siis kui teistele teed komplimendi, siis võid ka vaadata, et mida sa iseenda puhul komplimenteerid. Nii, aga lähme viimase ploki juurde. Viimane plokk on siis see, et mille eest elu mind tasustab ja premeerib. Ehk siis see on see koht, mitte ainult rahaga, aga et kus on see tunne, kus on sul justkui nagu väike eelis kõikide teiste inimeste ees või kus on see koht, kus sa tunned, et elu tõesti nagu hoiab sind, et sa oled hoitud, sa oled kantud, sul on nagu mingil määral selline eelis või kergustunne. Et ma näiteks enda puhul olen seda märganud, et mida rohkem, mida täpsem ma ise olen, mida rohkem ma ise nii-öelda olen punktuaalsem, et ma teen õigeaegselt asjad ära või et ma alati jõuan õigeaegselt kohale, siis elu ka premeerib mind sellega, et sel hetkel, kui ma olen kas kuskile hiljaks jäämas, siis buss tuleb alati õigel hetkel ette või siis just täpselt liikluses on mingisugune auk sellel hetkel, et kuidagi nagu alati mingid asjad nagu õige ajastus on justkui minu jaoks see, et mulle tundub, et mind elu sellega premeerib, et kui midagi on vaja kuskil teha või korraldada või mingeid asju oodata, et siis need asjad, ma kuidagi nagu märkan, need asjad tulevad alati õigel ajal, õigel hetkel. Siis näiteks mida ma näen, et või kus ma tunnen, et elu premeerib mind väga heade suhetega, et need suhted, mis mu elus lähedased suhted on, et need on kõik väga hoolivad, sellised, ma saan sealt piisavalt tähelepanu, tunnustust, hoolivust, ma saan usaldada, et ma olen hoitud. Ja see on ka see koht, mida ma ise hästi kõrgelt väärtustan, aga ma näen ka, et elu hoiab mind selles osas, et kui endal on mingil hetkel natukene kehvem või nõrgem, et siis kohe on need inimesed ümberringi, kes tulevad appi ja hoiavad. Ja ma näiteks, kui ma ise olen kohal ja ma ise olen võib-olla sellises ei ole mõtetega liiga palju lennus, vaid päriselt hetkes, siis mul on hästi palju autonumbreid, mis mind toetavad ja kus ma saan sõnumeid, kogu aeg viskab mingeid neid märke ette ja juhatust. Ja kindlasti on ka see, et elevus, et ma tunnen elus päris palju elevust ja mind huvitab väga palju asju ja pidevalt on selline uudishimu ja lapselik võib-olla rõõm. Ja mulle tuleb ka neid hetki ja võimalusi, mis mind tõesti elevusse või sellist nagu rõõmu või uudishimu loovad, et kaks sellist mõtet. Samamoodi võite kirjutada, kui teil tuleb. Ma arvan, et see võib olla kõige keerulisem. Mulle endale vähemalt on see kõige keerulisem võib-olla mõelda ja märgata, aga äkki kellelgi tuleb juba praegu näiteid, et mille eest sind elu premeerib. Julguse sõnastada ja sõna võtta keerulistes olukordades. Väga uhke, väga hea, et märkate seda.
jah, julguse eest ka üldse. Ma arvan, et minul endal ka see märksõna, et ma julgen ise muutuda, et siis kõik need muutused, mis elus tulevad, on pigem pehmed ja ei nõua mult väga palju energiat, et need on sujuvad. Väga kihvt. Elu premeerib mind toredate kolleegidega. Noh, see on see kõik, mida me ümberringi märkame ja mida me näeme, et alati, et kui me vaatamegi tegelikult seda nii-öelda nagu siis salaplaani, et kui sa vaatad hiljem neid asju, mida sa kirja paned, eks ole, siis esimene küsimus ongi tegelikult see, et see ongi tegelikult su hingekutse teha neid asju, mida sa armastad teha, sest elu on loodud tegema neid asju, mida sa armastad teha, mida sa naudid teha. Need ei ole juhuslikud, need ongi mõeldud, et sulle meeldivad need viivad sind justkui nagu sellised väiksed leivapurukesed mööda teed edasi, on sulle siuksed nagu präänikud. Siis millest ma hoolin, see ongi su missioon elus, et kuidas iganes sa seda saad elus väljendada, see ei pruugi olla, et kui sa hoolid lastest, siis sa ainult saad lasteaias töötada, see võib olla ka läbi muude väljundite, on ju. Ja millest ma olen loomulikult andekas. Need ongi need nagu hingeannid ja need on mõeldud maailmaga jagamiseks, et kõik see, milles sa oled hea, on oluline, et sa seda maailmaga jagad, et sa rakendad neid, et ei hoia ainult iseendale. Ja mille eest elu mind premeerib, sealt tulebki tegelikult sulle siis vastu energia, sealt tulevad raha, seal tulevad võimalused, et ongi, et kui sa oled jätkuvalt julge, kui sa oled jätkuvalt võib-olla kannatlik, kui sa oled jätkuvalt entusiastlik ja rõõmus, eks ole, siis see on see, kus tulevad sinu võimalused või tuleb sulle raha läbi selle, et need on nagu need elemendid, mida tasub võtta aega, et sügavuti läbi mõelda, vaadata. Et täna tegime siin tõesti sellise pisikese kiire ülevaate, ma olen nii tänulik, et te jagasite, nii inspireeriv on tegelikult vaadata, et kuidas te märkate ja kui erinevad te ka kõik olete, eks ole. Väga äge. Ja võite ise lugeda ka siin chatis teiste omasid, sest seal ka tekib kohe niisugust mõtet ja mõtteainet, inspiratsiooni. Ja tõesti siin veel, et kui ei soovi kusagile minna, siis teine inimene tühistab kokkusaamise. See on ka nii tore, et elu toetab kaasa ja kui julgen teha enda moodi asju, siis isegi kui otsus tundub ratsionaalselt kohati imelik. Täpselt, see on see enda valimine ja julgelt eristumine. Ja võib-olla siin, et mida te võite veel, kui see teema kõnetas ja tahaks edasi jätkata, siis te võite ka vaadata neid sama 4 küsimust ja seda võib-olla loetelu, et kuidas see kõik kokku tuleb. Et kas on võib-olla midagi, mis te tõesti hakkabki nagu siuksega hingerajana või ka võib-olla väga praktilise näitena käima, et kui ma enda näitena toon, et siis mida ma armastan teha, kui ma sellest harfist juba rääkisin, eks ole, siis näiteks ma armastan mängida ja harjutada. Ja millest ma hoolin sellest, et inimesed oleksidki julged ja ausad iseenda vastu ja ausad teiste vastu. Ja milles ma loomulikult olen andekas, nagu mainisin ka see rahu loomine ja samamoodi aidata inimestel oma keskmisse tulla ja mille eest elu mind premeerib, et kui ma olen julge ja ei oota seda, et ma peaks olema milleski perfektne, et ma võtangi võimalustest kinni. Ja kõik need 3 on toonud minu ellu võimalusi, nagu näiteks ongi see harfiterapeudiks õppima minek või mingid helirännakud või kutsed, mis ma olen saanud ja see pall justkui veereb ja see seal neid näiteid, et kuidas need 4 kokku käivad, et kindlasti neid on palju ja soovitan neid vaadata, et see võib ka avada neid mõtteid, et tegelikult ongi kõik juba olemas, et ei pea mingeid uusi mõtteid või mis see minu hingetee on, et midagi uut, et see võib täitsa olla see, et see pusle on lihtsalt vaja kokku panna, et praegu on need 4 tükki kuskil eraldi ja nüüd on vaja lihtsalt kokku tuua ja ongi olemas. Et siin soovitan seda ka teha. Ja võib-olla siin need, kes meile vastasid ka, siis tundus vähemalt, et teil tulid mõtted kergesti ja see on hästi-hästi tore, aga võib-olla kõigile küsiks veel, et kas see harjutus oli kerge või kas sul oli näiteks lihtne mõelda, et mis sulle meeldib või milles sa hea oled, et sa võid meile seda ka jagada siin. Kas oli lihtne? Jah. Oli raske, siis paned ei. Kas oli kerge? Jah või ei? See ei ole nii must-valge. Aga võite proovida. Võite proovida vastata. Et
Ja siin tegelikult ongi ka see, et mis on olnud pikka aega meie selline tööriist, siis ongi human design, mis sinu sünniaja järgi võimaldab saada väga detailset informatsiooni sinu enda toimimise kohta. Sa ei ütle sulle täpselt, et nii, nüüd sinu elu tee täpselt sellel aastal, et sa lähed õpetajaks ja saad kohtud selliste ja selliste inimestega, aga ta annab sulle selliseid indikaatoreid ja äratundmist, et nii palju, kui me nende aastate jooksul oleme teinud neid kohtumisi ja tutvustanud inimestele nende enda disaini, siis sa näed sealt, et need asjad lihtsalt haakuvad inimestega, mingid asjad saavad kinnitust, nii nagu mõni alguses ütles, eks ole, ta tuleb siia saama, et teatud mingit kinnitust saama, siis ongi see, et sa tunned justkui nii-öelda, sulle lükatakse korraks ampluaa laua peale, see informatsioon sinu kohta ja siis on see, et sa tunned ära, ah jaa, see on täpselt mina, mingid asjad on, sul on nagu lihtsam teha mingisuguseid selliseid teistsuguseid valikuid, ehk siis ongi ka see, et ta võimaldab sul saada sügavama ühenduse iseendaga. Esialgu, kui sa oled seal rajal alles alguses, ongi see, et see on natukene nagu väline kinnitus, aga sellest on ka väga suur abi, kui sa saad kinnituse, millises suunas alguses liikuda. Et ka minu enda teel on olnud, mul on alati olnud kas mentor või õpetaja või keegi, millega ma saan, kes näeb mind kõrvalt, kes saab mind suunata ja human design võib olla üks lihtsalt see valdkond, mis annab üsna detailselt sulle selliseid tagasisidesid, mida tavaliselt erinevad, ütleme, isiksustestid ei anna. Ja praegu ka me tõime sisse selle Ikigai näite, et kuidas sa saad hakata neid vastuseid enda seest leidma. Aga siin võib olla võib-olla keeruline seda kõike siis rakendama hakata. Ja human designis lihtsalt tuleb see koht, et ta annab sulle vastavalt sinu energiale need juhised. Miks me täna ka seda human designi võib-olla õpetust nii palju siin kohtumisel ei jaga, on see, et ta on nii unikaalne, et neid variante, kuidas mida kellelegi soovitada, on lihtsalt nii tohutult palju, et siin on palju-palju võib-olla efektiivsem või rohkem toetav, kui saabki seda teha individuaalselt. Et siin human design tõesti ka minu puhul eriti alguses oli või kui ma olin oma raja alguses, siis oligi see, et see oli nii tugev kergendustunne, kui ma tundsin ära, et tõesti, see olengi mina. Ja see tagasiside, mida me saame ka, on see, et see ei tule tavaliselt see, et inimesed ei õpi midagi nii tohutult uut, vaid see ongi lihtsalt see vabanemise tunne, et jah, see tõesti olen mina, ma olen seda kogu aeg tundnud, aga ma ei ole nagu julgenud ennast usaldada. Et annab siukse julguse ja mega praktilised sammud, et see on ka see üks kõige suurem kingitus minu vaadates. Just eelmisel nädalal meie ühel kohtumisel mentortunnis siis oligi see, kus ma pärast kohtumist sain meili peale siis see inimene, kes oli käinud, kirjutaski, eks ole, et sain justkui loa olla ambitsioonikas, ja veel seal mingeid erinevaid asju, vaid lihtsalt ongi see, et inimene saab korraks selle kontakti endaga tagasi, selle julguse teha see järgmine samm või saada aru, et mida ta siis seal sisemises peab kuulama ja miks võib-olla veel on täna nagu nii raske, sest seda välismüra on väga palju, nii palju on soovitusi, mida kauem sa oled elanud, seda tõenäoliselt rohkem on sul ka erinevaid selliseid mõttemustreid, uskumusi, mis kõik tegelikult takistavad mingil hetkel kuulamas seda, et me ju kõik teame, et kui sa vaatadki tagasi, eks ole, ma sain, mul oli see sisetunne, et ma pean, ma ei tea, töölt ära tulema või et ma pean minema lahku või just selle inimesega kokku saama, aga miks ma seda ei teinud, siis ongi ju see, et on hirmud, on kahtlused, on igasugused välised ootused, mustrid, aga human design korraks annab nagu selle võimaluse vaadata, et okei, aga mis on siis see puhas tee või mis on see elemendid, mida ma võiksin jälgida, ta on eksperimenteerimine kindlasti, eks ole, et ta ei anna sulle sellist üks-ühele juhist, et sa pead ikkagi ise seda rada käima, aga ta on väga hea teejuht. Ta ei ole dogma, vaid ta ongi juhis eksperimenteerida ja sealt see katsetamise kaudu iseendast tundma õppida. Ja kui me selle valemi, mis me siin oleme jaganud, ka kokku paneme, siis kõigepealt ongi seesama sündmus sinu elus, siis sa märkad, muutud eneseteadlikumaks ja püüad leida seda tänulikkust, seda valgust seal pimeduses ja läbi selle julged ennast kuulata, ehk siis astuda vastu sellele võib-olla, mis on ootuspärane. Ja niipidi hakkadki oma rada käima
ja oma hingeande jagama ja see tsükkel käib pidevalt, et see aina nagu see peenhäälestumine on elupõhine, et see siin saada valmis, ma arvan, sellist asja vähemalt minu elus küll ei tule. Aga see on spiraal ülespoole kogu aeg, see käib kogu aeg ülespoole, sa ei seisa koha peal. Ja miks see on oluline? Oluline ongi see, et sa saad selle rõõmu ja vabadustunde, et mida aitab see, kui sa elad oma elu, oma nii-öelda hinge ja missiooni järgi, on see, et sa oled täiesti vaba. Sul ei ole mitte ühtegi sellist välist survet või kohustust, mida sa ise ei soovi, et need välised surved ja kohustused jäävad ikka, aga see tunne, mis ta kannab, on ikkagist see, et see on sinu vaba valik ja see on sinu soov ja see armastustunne, mis ta kannab. Et see on lihtsalt viis, kuidas elada õnnelikumat ja tähendusrikkamat elu. Ja võib-olla üks näide siia ka meie enda ettevõtte poole pealt, et kus me siis eelmisel kevadel tahtsime teha ühe 6-nädalase Human Designi koolituse, et me olime eelmisel aastal seda siis teinud ja väga edukalt ja meile hullult meeldis ja täiustasime, tahtsime veel paremini teha ja lihtsalt absoluutselt see grupp ei saa täis, et me tegime enda arust nagu kõike, mida selliste projekti või selliste mentorlusgruppide jaoks tehakse. Me võtsime sellel korral ka pikalt aega, üle 3 kuu, kus me valmistasime, turundasime, müüsime seda. ja see ei vedanud selles mõttes, et alguses oli see, ma arvan, et üsna nagu frustreeriv või esimene oli, et meil olid ootused, lootused ja tundus nagu justkui, et me oleme ju kõik õigesti teinud ja kõik peaks olema nagu väga nagu hästi ja miks see nagu ei toimi. Ja hakkaski justkui see kaemus pihta, et okei, et kas me teeme midagi valesti või kas kursuses on midagi mööda või kuidagi, miks see pall ei lähe veerema ja lõpuks me lihtsalt lasime lahti, et otsustasimegi, et olgu, peab niimoodi olema. Ja tegelikult sealt tuli meil siis esimene, et üks inimene osales sellel kursusel ja temale me pakkusime siis personaalselt sellist mentorlust mitme nädala jooksul. Ja see meile mõlemale väga-väga sobis ja istus. See erines väga meie tavapärastest Human Designi sellistest kaardi või bodygraphi lugemistest, see tal oli nagu eesmärk, visioon, siht, see oli selles mõttes nagu ehitatud üles mitte siis selliste teadmiste jagamise peale, info jagamise peale, vaid selle inimese kogemuse ja arengu ja tema visioonide ja ütleme nagu tema edasiviimise ja kasvatamise peale. Ja sealt me jõudsimegi sinna kohta, et lahti lasta, olla kuidagi usaldada seda kontrolli puudumist, sest ma arvan, et meil mõlemal või vähemalt minul ja ma arvan, et Kail ka on teema kontrolliga, et kõike tahaks kontrollida, peab minema ju enda moodi ja siis, kui tuleb see mingi võib-olla X-tegur sinna, mida ei oska ette näha või asjad ei voola nii, nagu võiks minna, siis see tekitab frustratsiooni ja tekitab segadust ja häiritust. Et see oli jälle taaskord õppetund, et kuidas sellel kontrollil minna lasta. Ja see tegelikult vähemalt minus endas ka tekitas ikkagist tõesti seda frustratsiooni, tugevat frustratsiooni, et ma nii palju pingutan ja asi ei lähe käima, et enam ei jaksa. Ja siis ühiselt me võtsimegi tegelikult suvel 3 kuud pausi. Et see võib-olla see on see koht, kus me siis julgesime eristuda, et ei ole mõtet enam edasi sarnaselt justkui minna ja see järgmine uks ei olnud veel avanenud ja selgust ei olnud. Ja mul oli nii tugev tunne, et ma tahan pausi ja tahaks lihtsalt kuidagi täpselt neid asju teha, mis mulle rõõmu toovad, mis ei ole üldse seotud võib-olla selle eelneva kogemusega. Ja seal oligi tegelikult kuni sinnamaani oli meid kantud, et kõik need väiksed sammukesed olid paigas, aga tõenäoliselt oligi see, et me olime natukene oma rajast, sellest päris rajast kõrvale läinud, mis ongi ka kogemuseks, seal on vaja saada õppetunde ja see pausi aeg ka, kus ma arvan, me eirasime kõiki selliseid nõuandeid, siis me tegime ka sotsiaalmeediast pikema pausi, lasime kõik need algoritmid ja kõik. Mõtlesime, et nagu see ainus viis, kuidas asju teha, on see, et me teeme
enda moodi, teeme niimoodi, kuidas meie elu meile teed juhatab, mis hakkab uuesti meieni tulema, mis on see, mis nagu tõmbab meid kuskile poole, et me ei võta lihtsalt nui neljaks, et me otsustasime ja teeme, nüüd me läheme läbi, vaid et see paus andis paraja aja tegelikult, et settida ja võib-olla olidki ka ootused, et et siis tuleb lihtsalt võib-olla teha, meil olid mentorid, tegime ka suvel 2 erinevat sessiooni, me saime mõtestada, saime rääkida, isegi panime uue kontseptsiooni kokku, aga kuna sinna seda elevust ja energiat taha ei tulnud, siis tegelikult oli ka see, et me selle lasime lahti ja septembrist, kui me istusime uuesti, siis isegi oktoobri alguses istusime, seal tulid tagasi, siis istusime maha ja saime aru, et tegelikult kõik asjad olid settinud ja kõik see, mis ei olnud enam sinu enda oma või mis oli nagu vale, oli kõik ära lagunenud ja jäi üles see essents, et miks me seda üldse teeme, mida me tahame teha ja kooruski tegelikult sealt välja need elemendid, me rääkisime sellest, mida me päriselt armastame teha, millest me hoolime, mis on meie anded ja mis on see, et kus me näeme, et meil on nagu läinud hästi, kus on tulnud inimesed, mille eest meil on tasustatud, mille eest meid on kiidetud ja tegelikult suures plaanis me hakkasime ainult sellest lähtuma, et me ise tunneksime rõõmu, naudiksime ja see oleks meiega joonduses, meiega kooskõlas ja sealt pealt, ma arvan, meil hakkas üsna selge uks, ütleme, et uks hakkas ilmuma, et mille suunas me peame hakkama liikuma. Ja täpselt ja see tegelikult nüüd me olemegi pool aastat natukene eemaltunud ja ei ole olnud lihtne, ei saa öelda, aga lihtsalt see tunne praegu, mis on, no see on väga-väga hea ja see on see, milleta enam ei oska kuidagi olla. Et see ka graafik ka, et kui hakkad nagu seda ühte käima ja siis nagu ei oska sinna teisele poole minna, et see on ka siuke põnev koht, mida märgata. Et kui me siin human designist räägime veel ja räägimegi sellest, et kuidas me siis päriselt ka ennast kuuleme, siis me oleme mõlemad Kaiga tohutult abi saanud sellest. Ja siin on teile selline vägev graafik, ma ütleks. Ja see graafik näitab 5 komponenti human designi siis teekonnast. Seal on veel neid, aga me piirdusime vähematega. Ja siin ongi praegu, Kai, võib-olla sa räägid siin sinu näitel. Minu näide. Ehk siis, et me ei lähe täna väga sügavasse nii-öelda nagu human designi detailidesse, aga mida me ka ise tegelikult mõistsime, et ongi see, et suures grupis või nii-öelda nagu suures plaanis ikkagi see human designi praktiseerimine on väga individuaalne, sest et neid nuansse ja neid erinevaid disaine on üle 3 miljardi ja meil ei ole võimalik nagu käsitleda kas või näiteks siin täna kõiki elemente, nii et kõik saavad mingisuguse teekonna, vaid et see suur pilt ja see suur plaan peab olema midagi muud, aga mida me saame teha on see, et personaalselt aidata inimestel käia tema seda rada läbi. Ehk siis, kui me vaatame seda kõige ülemist rida siin, siis need on siis human designi energiatüübid. See on see, millel human design baseerub. Seal on 5 erinevat energiatüüpi. See määrab ära siis sinu loomuliku liikumise elus, milline on sinu aura, kas sa pead olema algataja, pead sa olema lihtsalt vastaja, pead sa ootama kutseid, millised on sinu tunded, nii-öelda nagu sellised märgutunded, et kus sa oled õigel rajal, kus sa oled valel rajal, sealt saab kõik alguse. Mina olen siis projektor, siis järgmine element, mida human designis tavaliselt vaadatakse, on siis autoriteet, ehk siis, et milline on see sinu sisehääl, kuidas ta sinuga räägib ja seal on 7 erinevat viisi, igal inimesel on ainult nagu üks, minul ütleme, et Kadrianil näiteks on emotsionaalne, tal on vaja pikemalt rohkem aega seedida, mõelda, tema jaoks ei ole see, et nüüd ja kohe. Minu jaoks siis on identiteedi, autoriteet, kõik oma otsused, mida ma teen elus, siis minu jaoks on oluline läbi rääkida ja need peavad ühtima minu sellise identiteeditundega. See on tohutult aidanud. Kui ma enne otsustasin, tegin kiireid ja õigeid otsuseid, siis täna ma tunnen, et ma teen veelgi kiiremini otsuseid ja õigemaid vastuseid, sest ma tean täna, kuidas minu see otsustusprotsess toimib. Ja minu puhul ka vastupidiselt, kui ma enne tahtsin teha kiireid otsuseid, aga ei saanud hakkama, siis täna ma ei taha teha kiireid otsuseid, sest ma tean, et minu vastused tulevad aja möödudes ja see on lihtsalt nii palju aidanud seda mentaalset survet ja kaalutlemist lihtsalt ära hoida, et pidevalt kogu aeg kedrata siin, vaid vastused tulevad kehast ja seda usaldada, et nad tulevad õigel ajal.
ja järgmine element on siis, on erinevad energiakeskused ja seal sõltub ka väga tugevalt, et mis on siis sul värvilised, millised on valged. Minul endal on ainult 2 värvilist keskust, see on identiteedikeskus ja kõrikeskus. Seal on mul püsivad anded, püsiv energia, püsivad väärtused, mida ma saan ise kontrollida, mis on mu enda juhitud ja kõik see muu on nii-öelda siis valged ja need on väljapoolt mõjutatud. Ma pean olema teadlik, millises keskkonnas ma teen mingeid otsuseid või olen teadlik, et ma võtan teiste inspiratsiooni üle. Ehk siis see on see koht, kus ütleme, ongi, et mis mind mõjutab, mis mind segab ja kus on see, mida ma saan täielikult usaldada enda puhul. Ja Kai näiteks ongi läbi selle identiteedi ja kõrikeskuse, võib-olla siin ka me olete märkanud, et kui ta jagab enda väärtusi ja enda, see, mis tema seest tuleb, mis on tema jaoks oluline, siis seal on hästi palju sellist kandvat energiat, et täpselt see, et jagada läbi enda identiteedi siis ka verbaalselt või kirjutades või edasi anda seda, et see on see viis, kuidas saab muutust luua. Kai, minul on teised teemad. Et kui me vaatame siin kedagi, kellel on näiteks siin alumised 3 keskust, eks ole, ta toimib täiesti teistmoodi. Tema, alustades kas või sellest esimesest, eks ole, siin juba manifestor, projektor, täielikud vastandid, kuidas nad elus toimivad, eks ole. Ühele sobib algatada, teisele sobivad kuutsed ja peab ootama, et see energia toimib teisiti. Ja siit me läheme siis edasi, mis on 12 profiili ja see annab kirjelduse siis selle kohta, et milline on sinu justkui sinu karakter, sinu hinge roll, millist karakterit või rolli sa oled siia tulnud täitma. Oled sa rohkem nii-öelda nagu oma inimeste inimene, oled sa rohkem tulnud siia, et sinu head anded, oskused, sinu võimekus väljendub näiteks faktiteadmistes, uurimistes, põhjalikkuses või katsetamises hoopis või oled sa just see inimene, kes vajab täielikku eraldatust teistest inimestest selleks, et su anded saaksid välja tulla, et sa ei ole üldse mõeldud grupis toimimiseks näiteks. Ja siis siin all on hästi palju väiksed kastikesed, me ei hakanud kõiki neid välja joonistama, aga siis on ka selline element human design'is nagu on sünnirist, need on 192 erinevat nii-öelda nagu sellist kirjeldust, suunist, siis millisel moel või milline on see energia, mida sa igasse oma tegevusse tood, kui sa oled joonduses ja see on üks selline väike vihje sellele, et mis on siis inimeste hinge missioon, ehk siis mis on see lõpptule, mida inimene oma tegevuste läbi sellest, mida ta armastab, millest ta hoolib, mille eest seda tasustatakse, mis on tema andekused, et kuhu see kõik nagu välja jõuab ja enamik inimesi, kes need eelnevad sammud järgi, kõikide nende eelnevate sammude järgi, siis nad jõuavad ka selleni, et see väike kastikene nii-öelda nende elus on paigas. Kriips on siit. See oli mina võib-olla. Kuidas me sellest lahti saame? Kas me ei saagi? Okei. Nojah. Ehk siis, et siin on, kui te vaatate ise ennast, eks ole, et siis seal neid variatsioone on väga palju erinevaid. Ja see on see, miks ka tegelikult igaühe hingetee ja igaühe andekus toimimine on täiesti unikaalne ja eriline. Ja nendes samades teemades ongi, et sellist ühtset valemit ei ole ja kõik need, võib-olla siit tausta ka, et me Kaiga oleme kahe peale üle 16 aasta seda human design'i maailma ise uurinud, katsetanud, proovinud, tudeerinud, õppinud ja nii edasi. Ja sealt pealt see kaev on põhjatu, et siiamaani me saame õppida ja leiame nüansse. Ja siit ka me saame sulle abiks olla siis erinevatel teemadel, mis just sul praegu elus võib-olla on pakilised või sooviksid tuge, et näiteks õigete valikute äratundmine kehas. Samamoodi, et mis on sinu loomuomased tugevused ja mis on justkui see energia, mida sa tõesti välja kiirgad. Kas siis olgu see karjäärile fokusseeritult või näiteks ongi üldse, kuidas leida mis iganes rõõmu toovaid võimalusi oma ellu. Ja samamoodi, mis on sinu varjuküljed ja kuidas nendega sina peale saada. Ning kuidas siis tegelikult luua see oma unistuste elu ja manifesteerida, et siin on ka neid nüansse, et kas sulle sobib näiteks väga detailsed vision board'id luua, näiteks mis mulle sobib või sul peab olema pigem sellele tunnetusel rõhku pöörata, et mis on need päriselt praktilised detailid, kuidas seda siis luua ja tõesti liikuda sinna hingemissioonini ja läbi selle, et need sammud või see energia, mis sinus on, see kõige tugevam energia, et see saakski
kõige rohkem esile tulla, ükskõik mis tegevust sa teed, et olgu see kasvõi bussiga sõitmine, siis sinu see hingemissioon saab seal ka tööl olla. huvitav, et sa tõid just selle näite. me oleme praegult autokojamehed ei tööta ja selliste ilmadega ei saa riskida, et ma olen 2 päeva käinud siis bussiga sõitmas ja just istusin, mõtlesin, et võiks ju mõelda niimoodi, et nii nõme on ju, ma pean mingi bussiga sõitma, aga ei, ma mõtlesin, et aga mul on hea aeg vaadelda ja tõesti, ma pole ammu nagu sõitnud sellises piirkonnas bussiga ja ma võtsingi seda, kui ma jälgisin inimesi ja püüdsin oma intuitsiooniga ära tajuda seda, et mis kellegi teekond on, mis kuhugi läheb, eks ole. Ja minu jaoks on ta täna nagu seiklus, bussiga sõita nagu vau, on ju, et see on täpselt see koht tegelikult, et kui ma tean täna, mida ma teen, mis rollis ma olen, nagu kuhu ma elu läheb ja siis ma ausalt saan öelda, et see on selline 80% on kõik need tegevused, kõik need asjad, mis mu elus nagu juhtuvad. Ma täna seda võtan täiesti sellise tundega, aga noh, see peab mu elus olema, ma pean täpselt siin olema, mis on nüüd see koht, eks ole, kuidas ma seda enda jaoks ära kasutan ja siis see bussisõit tundub nagu selline, ongi äge seiklus, kus ma lihtsalt saan täita seda sellist nii-öelda võtan nagu väikest ülesannet oma elus, et mitte ei istu seal telefonis ja ei mõtle, mingi sõidan bussis, eks ole. ja võib-olla teile natukene jagada ka, et see hingemissioon, et näiteks, mis siis meie hingemissioonid on just Human Designi järgi ja see hingemissiooni me oleme võtnud siis, kes teab, Human Design on sünnirist, et see ongi siis sinu 4 kõige tugevamat annet, mis kokku tulevad ja mis justkui kannavad sind igas elemendis, mida sa teed ja valdkonnas. Ja minu puhul ongi siis sünnirist on eelkõige see tuleb sellest sisemisest rahust, et ma olen siis Human Designi kirjelduse järgi selline seisev mägi, mis ootab, et tekiks mingi kutse ja ongi selline maandatud energia, kus mina ise, kui ma olen oma keskmes, siis ma aitan ka teisi inimesi tulla just oma keskmesse ja iseennast kuulata. Ehk siis läbi sellise minust kiirgava rahu luua ka teistesse rahu. Lisaks sinna tulevad need elemendid, et mul on see perfektsuse soov ja anne ja läbi selle ma näen väga hästi võib-olla, mis on valesti või mis ei toimi või mida saaks paremini ja ka neid kohti, mida inimesed ja ma iseenda eest võib-olla peidan või varjan. Teiste puhul on seda lihtsam näha kui enda puhul ilmselgelt, aga just teiste puhul, et mis on need kohad, kus tegelikult see põhjus läheb sügavamale, et kus on need juured ja läbi selle siis tõesti aidata tuua ellu rahu, rõõmu ja aidata just neid mustreid muuta, et saaks teha teadlikumaid valikuid. Ja ma mõtlengi, et no, mina võin sinuga töötada nii tihedalt koos kogu aeg, et ma saan täiesti öelda, et tänu Kadrianile, kui ta on saavutanud selle rahuseisundi, siis see kandub ka minule üle ja ma arvan, et ma siit kõrvalt nii-öelda ka projektorina, ma näen tegelikult, eks ole, et sa tood, kui sa oled sellest teadlik, kui sa teed neid õigeid valikuid, siis nüüd ongi see, et kõik need, mis ei toimi enam, kõik need asjad elus on ära langenud, need suhted, need töökohad, need võib-olla tutvused, need mingisugused trennid ja tulevad asemele need, kus sa saad nagu igas hetkes tegelikult tuua seda rahu ja teine asi on see, et need inimesed, kuhu sa lähed, see ruum, kuhu sa lähed, inimesed väärtustavad seda rahu. Et kui sa võib-olla varem kandsid seda rahu ja läksid kuskile, kus inimesed ei tahtnud seda, siis ongi see, et see on justkui nagu vale koht, aga täna on see, et kui sa kehastad seda, kelleks sa oled siia tulnud, siis need inimesed ka väärtustavad ja vajavadki täpselt seda, mida sina oled tulnud sinna sellesse ruumi tooma. Aga siin ongi see esimene punkt on ise seda õppida armastama ja iseennast siis armastama, sest alguses, kui ma kas või Human Designi järgi kuulsin, et minul on see rahuanne, siis ma mõtlesin, et see on küll nõme, mulle üldse ei meeldi, et see oli nagu nii, ma olin nii nagu ärritunud selle peale. aga ongi, hakkad uurima ja vaikselt võtad vastu ja märkad ja tekib see muutus, et kõik käibki samm-sammult, et midagi ei toimu nipsust või midagi ikka toimub, aga enamjaolt see protsess võtab väheke rohkem aega. Nii, aga Kai, sinu hingemissioon? Ja, siin on ta selliselt kirjas, et juhtida südamega. Mul on tõesti väga hea oskus kuulata inimesi, toetada, aidata luua selgust ja pakkuda lahendusi, mis muudavad inimesi enesekindlamaks. Ma arvan, et kuna mu enda teekond on olnud
just see enesekindlus on läbiv teema nii-öelda nagu igas valdkonnas, et see julgust ja enesekindlust endas kasvatada, siis ma näen täna, et ükskõik mis valdkonnas ma tegelikult siis, kui ma olen teinud nüüd need õigeid valikuid ja jätnud ära need asjad, mis ei toeta mind ja mis ei too mulle rõõmu, mis ei tee mind õnnelikuks, mida ma ei armasta, siis tõesti ka kõrvalt väljapoolt siis kui human designi erinevaid projekte, kus ma õpin, kus ma täna töötan, kus ma panustan projektidena, kus ma toetan kedagi või kasvõi konkreetselt siis need mentortunnid, et ma näen seda, kuidas igas oma elu aspektis, kasvõi oma suhetes, et ma oskan tuua välja inimeste potentsiaali, ma oskan märgata nende tugevusi väga selgelt, väga täpselt ja suunata, aidata, soovitada neile mingeid tegevusi selleks, et kuidas nad või mida nad peaksid tegema, et oma mingisuguseid andeid või oskusi edasi viia. Ja seda selgust, mingisuguseid struktuure, süsteeme aidata, mingi samm-sammulisi teesid ja just see, et inimene ükskõik, mida ta siis teeb, ükskõik kus ta on, et kasvatada temas seda enesekindlust, et see, kes ta on, et ta julgeks olla rohkem see. Ja see ongi tänu sellele ma ilmselt tunnen ka, et isegi seal bussisõidus, eks ole, et kui mina lähen sinna ja olen enesekindel, naeratan ja ütlen inimestele tere hommikust või ütlen bussijuhile aitäh, siis see on üks viis, kuidas ma tegelikult saan täita oma sellist hingemissiooni, olla teistele eeskujuks, näidata välja headust, hoolivust, armastust, juhtida südamega, et teha selliseid asju, et need ei pruugi ollagi alati tõesti seal, et sa oled see üks mingisugune riigijuht ja muudad inimesi, ma ei tea, kaotad näljahäda ära ja leiad mis iganes ravimid, vaid et need on need väikesed asjad, kus sa tunned ka ise seda rahulolu ja tunned õhtul, kui sa voodisse lähed, et täna on olnud hea päev ja kui sa tõused hommikul üles, siis sa mõtled, kui äge päev, kui palju kõiki asju ma saan teha, kui palju nagu kõik on ägedad asjad, mis ees ootavad, et on selline elevus elu ees ja see selline igapäevane sisetunne on hea. Nii et suuname ka teid sügavale kaevuma iseendasse, tegema iseendaga tööd, vajadusel saame tulla appi, pakkuda teile individuaalseid mentorlusi, et me oleme praegult siis liikunudki edasi niimoodi, et me ei tee selliseid klassikalisi human designi kaardi lugemisi, mis on lihtsalt nagu info edasiandmine, lihtsalt mingisuguse suure materjali kogumine, vaid et need keskenduvadki nii, nagu need eelnevad teemad välja tõime, et inimene tavaliselt tulebki mingi konkreetse küsimuse, mingisuguse teemaga, kus sa parasjagu eluhetkel oled ja siis vastavalt sellele meie ekspertsusele, meie kogemusele me saame anda sulle nõu, milliseid elemente me vaatame human designist, milliseid muid praktikaid, soovitusi me saame tuua, et see oleks selline tervik, et sul on justkui nagu teatud fookus, mingisugune siht, kuhu sa tahad jõuda ja meie saame siis läbi oma kogemuste teadmiste anda sulle selle informatsiooni, mida sa praegult just hetkel saad. Et üks asi, millega me kokku puutusime ka, kui sa annad lihtsalt, teed neid lugemisi, et inimene saab väga palju informatsiooni. Me küll püüdsime teha neid praktiliselt, aga ikkagi on see, et integreerida neid tegevusi oma ellu on vaja natukene aega, ei piisa 1 tunnist, 2 tunnist, see on pikaajalisem protsess, kus on vaja tagasisidet, kus on peegeldusi vaja ja väikeste sammudega sa liigud edasi. Ja aidatagi neid muutusi ka märgata. Ja täpselt see, et vastavalt sellele eesmärgile, mis on see eesmärk, et sealt saaks see lähtepunkt alguse ja siis ta ka tekib kohe see motivatsioon taha, et ma soovin seda saavutada või minul on selline mõte või tunne ja siis me saame täpselt seal toeks olla ja näiteks lihtsalt enda poolt ka näitena. Ma tunnen, et kui oligi läbi selle mentorkohtumist ja nüüd me oleme seda oma siseringile jaganud ja meil on olnud päris mitu pilootprojekti ja need on olnud kõik nagu super ägedad, et minu intuitsioon läheb ka just siis ja käivitub, kui mul tekib see sisend ja need on olnud tõesti imelised kogemused ka iseendale ja kui kõnetab, siis ma arvan, et ongi, see on praegu täielikult tunne, et see on meie hingetee seda jagada ja toetust pakkuda. Ja elu peegeldab meile vastu ka, et see on täpselt see õige rada, see on see õige asi, mida me peame tegema, et võttis väike aega, võttis pausi, võttis ka tegelikult taustal meeletu suure töö, et seda kõike nii-öelda siis
pakendada, saada aru, et mis siis on see suund, see siht, eks ole. minu enda puhul näiteks saada aru, et mis on need anded, mida ma saan rakendada siin ettevõtluses ja mis on see, mida ma võib-olla rakendan kuskil muudes valdkondades. Et kogu see protsess, mis on aidanud meil täna jõuda sinna, kuhu me oleme jõudnud, siis tegelikult kõik jooksub paika, et kõik just nagu need pusletükikesed lähevad täpselt paika ja ma ise tunnen küll, et kui nüüd tuleb veel see tulihobuse aasta, et siis tegelikult on väga hea olla ja mõtestada seda, et kuhu oma energiat panna, et kui sa lähed õiges suunas, teed õigeid asju, siis noh, saad sellise tule endale taha, siukse hoo taha, et parem on siis seda juba ära kasutada ja kui elada, siis ikkagi elada õnnelikult, ägedalt, toredalt, vabalt. ja siit, kui sul juba tekkis mingeid mõtteid või selliseid, et tahaks natukene sisendit saada või tekkis küsimusi, siis me pakume ka siukseid 15-minutilisi konsultatsioone teile kõigile, kes te siin kuulate tasuta. Ja need toimuvad nüüd selle nädala jooksul, järgmise nädala alguses. Et kui sa siit tundsid, et mingi küsimus jäi õhku või tahaksid just, et individuaalselt tuge või natuke lähemalt kuulda, et siis pane endale aeg kirja ja me Kaiga oleme broneerinud endale mõnusalt aega, et teile siis üks-ühele pühenduda ja natukene rohkem siis anda sellist individuaalset särtsu veel juurde, et oma teel käima hakata. Ja, see on siis praegu kõikidel teile, kes te olete praegult registreerinud, praegult osalete siin, et selles mõttes, et meil on mõnusalt aega, aga mitte selles mõttes, et meil on seal fikseeritud ajad. Ma olen arvestanud praegult ajaliselt, et need huvilised, kes soovivad, saavad siin aega broneerida. Et mõningatel, kellel on aeglasem otsustamine, saavad järgmise nädalani oodata, aga kellel on see, et kohe tahaks täna, tean, siis saate juba kohe panna omal aja kirja. Ja Kai pani selle lingi chati, nii et saate ennast praegu juba kirja panna ja me saadame homme hommikul ka sellise järelmeili koos selle salvestusega ja seal on ka see link olemas, nii et siis saate homme ka lingi endale ja täpsemalt vaadata. Nii. Aga siis meie poolt ongi suured tänud teile ja väga loodame, nii tore oli, et te tõesti jagasite nii palju ja tekkis tuhin, et neid samu teemasid ikkagist lähemalt arutada, tahaks kuulda neid veel peegeldusi ja elukogemust, nii et väga loodan, et õnnestub teiega üks-ühele ka kohtuda ja nii vahvam keegi, kohe vaatan Triinu tundis ära juba enda sünniristi minu selle kirjelduse põhjal ja tekitas kohe äratundmist, et tal on sama sünnirist, mis minul, nii et lahe neid äratundmisi tekib. Suured tänud ja järgmiste kohtumisteni. Ja, aitäh teile. Tänu teile. Aitäh.